aga nahk läks paremaks, kaloreid ei pea lugema, põlved enam ei valuta ja kui mina mõtlen Smart Detoxi peale, detox, see kõlab mul umbes nii, et nüüd ma pean mingit taimeteed jooma, mingit rohelist vedelikku süüa, ma midagi ei tohi, pean kaloreid lugema, aga kuidas tegelikult on? No mida see tegelikult detox tähendab, eks ju, see on detoxification, ehk siis me nagu eemaldame või väljutame oma kehast mürkainet, seda tegelikult see sõna tähendab. Ja tõesti neid detoxi variante maailmas on väga-väga erinevaid ja miks mina olen sinna pannud siis selle eesliite, see Smart Detox ehk siis tark detoxifikeerimine ongi sellepärast, et tegelikult selle 8 nädala jooksul me tegeleme väga süsteemselt sellega, et puhastada organism toidusõltuvusest. Aga sa teed seda siis õigesti toitumisega või? Me teeme seda, et sellel on 3 sammast, millele me tugineme, sest need kõik 3 sammast on olulised selleks, et see tulemus oleks püsiv, et see harjumus ja see muutus elustiilis oleks jäädav ja et ta annaks sulle nagu kõik need 3 aspekti, mis on alati tulnud välja ka nendes blue zone'ides, mis on 3 siis kõige olulisemalt alustala siis selleks, et sa oleksid terve, tugev ja rõõmus. Kõigepealt loomulikult me korrigeerime oma toidulaua ja me tegeleme sõna otses mõttes toidusõltuvusest võõrutamisega. Teiseks on hästi oluline liikumine. Me liigume regulaarselt, me teeme pilatest, me käime õues kõndimas, sest ka värskes õhus on väga oluline liikuda. Ja osadel on seal ka muud treeningud lisaks, aga et ütleme me põhiliselt detoxi käigus meil on igapäevaselt on Pilatese miniseeria. Miks just Pilates? Üks asi see jah, et ma olen Pilates õpetaja, aga eelkõige sellepärast, et Pilates on selle poolest unikaalne, et ta ka masseerib lihastega siseelundeid, ehk siis ta aitab kehal väljutada mürke. Ja ta aktiveerib vereringet, ehk siis ta aitab ja lümfiringet, ta aitab need mürgid välja viia. Et sellepärast see Pilates on seal oluline osa. Sama oluline on väljas liikumine ja sama oluline on ka kõik muud, kes käib veel lisaks aeroobikas või jõusaalis või ujumas, et mis iganes need huvialad kellelgi on, et sinna lisaks on kõik teretulnud liikumised. Ja aga seda saab, see programm on ikkagi ju veebiteel, et selleks ei pea Tallinnasse kohale sõitma. See programm on kõik veebiteel ja 3. aspekt on kogu meie vaimne ja mentaalne pool, sest üks põhiline aspekt, mis ka küpset naist tegelikult kõige rohkem nii-öelda kõigutab, on see sama mentaalne stress. Ja kui me oleme nüüd jõudnud ükskõik mis ikka siis 45+, siis ilmselgelt meil kõigil on mingi pagas, mis meil on kaasas elult. Ja tihtilugu me ei mõtle ennem nendele negatiivsetele läbielamistele või negatiivsetele harjumustele või mõttemustritele või kriitikale, mis me enda või teiste suhtes avaldame. Me ei mõtle nende peale ennem, kui me oleme juba piisavalt vanad. Sest et niikaua, kui me oleme noored, oleme, kuidas me oleme, me ei pane neid asju võib-olla tähele. Aga kui me jõuame teatud ikka, siis ühel hetkel need hakkavad meid üht või teist viisi vaevama. Ja siis me detoxi käigus selle 8 nädala jooksul me teeme nii-öelda ka detoxi oma kogu mentaalses süsteemis, kuidas me suhtume endasse, kuidas me suhtume teistesse, kas meil on midagi, mida me peame ise endale andeks andma, näiteks ma teame, Kaidi, sinuga oleme rääkinud seda, et sinu üks põhiküsimus oli, et kas sa suudad elu lõpus endale andeks anda, kui sa selle podcastiga ei alusta, eks ju? Sest tihtilugu me laseme elu käigus hirmudel dikteerida seda, mida me valime, ja pärast, eks ju, kahetseme, et miks me küll ei võtnud, eks ju. Ja vaata, kui tore, et me saime kokku, et me saame üksteist julgustada ja koos minna, et ei ole seda nagu seda üksinda, eks ju, seda hirmu või stressi. Ja siit tulebki seesama, see koos, see kogukond. Ja detoxis on ka üks fenomenaalne siis toetuspunkt ongi see, et meil on kogu see naiste kogukond ja pluss ma olen ise siis ka 24/7 tegelikult naistel saadaval, minu käest saab küsida. Et sulle võib öösel kell 3 kirjutada Messengeri ja sa vastad või? Mulle võib kirjutada öösel kell 3, vastan hommikul kell 5, kui ma ärkan.